Saar. Hasso Krulli raamatust Hundike ja karuke. Hundike ja karuke elasid metsas. Alati, kui nad kokku said, küsis Hundike, kuhu võiks täna minna? Ja karuke küsis vastu, mida võiks täna teha? Ühel päeval läksid Hundike ja karuke jõe äärde. Nad jooksid läbi kuusiku ja männiku, kaasiku ja haaviku. Jõe ääres oli paat. Hundik ütles, istume paati ja sõuame ülesvoolu. Nad istusid paati ja sõudsid ülesvoolu, kuni jõudsid saareni. Saar oli keset jõge ja rannal kasvas pilliroog. Hundike ja karuke tulid randa ja peitsid paadi roostikku. Roostiku serval algas rada. Rada viis väikese puudesalu poole. Hundike ja karuke hiilisid vaikselt läbi salu. Nad peitsid ennast puude taha ja kuulatasid. Kõik oli vaikne, ainult tuul sahises puude latvades. Salu taga oli nurm ja nurme taga paistis roheline mägi. Mäekülje sees oli koobas. Koopast voolas välja ilus selge allikas. Koopasu kohal väänles roosa kassitapp. Kõrval aga kuivasid nööril suured lillelised püksid. Kas vaatame järele, kes siin elab? Küsis Hundike. Ei tea, kas ikka tasub, vastas karuke. Nad hiilisid mäe juurde. Koopasu kõrval jäid nad seisma ja kuulatasid. Koopast koostis vägevat hingamist, just nagu magaks seal keegi. Hundike ja karuke astusid tasakesi koopasse. Koopas oli suur tool ja laud. Keset lauda seisis uhke kook. Kook oli valge ja koogi peal olid ilusad punased maasikad. Koopa tagumises otsas paistis kellegi krobeline selg, mis tõusis ja vajus. Seal tõesti magas keegi. Hundike ja karuke ronisid toolile ja said sealt üles laua peale. Nad hakkasid kooki sööma. Kook oli magus ja mahlane. Kui Hundik enam ei tahtnud, pühkis ta laudlinaga suud ja volksas põrandale, et juua allikast vett. Karuke sõi aga edasi, kõht punnis ja nägu vahukoorest üleni valge. Äkki puhus koopasus sisse tuul, tuues prahti ja õietolmu. Tolm läks Hundikesele ninna ja taevastas. Aptsih! Korraga kostis koopa põhjast mörinat. Keegi ajas ennast püsti ja pööras ringi. Jookseme, hüüdis Hundike ja kihutas koopast välja. Karuke hüppas ruttu põrandale, aga ta kõht oli väga täis ja ta ei jaksanud joosta. Hundike peitis ennast tihedasse põõsasse, mis õue peal kasvas. Ta ootas karukest, aga karuke ei tulnud. Keegi askeldas koopas ja varsti hakkas mäeharjalt väikesest august kerkima suitsu. Siis ilmus koopa suhu suur lohe. Lohel oli rõõmus nägu peas ja tal oli käes 2 ämbrit. Lohe vaatas ringi ja hakkas laulma. Johohoo, johoo. Siis kõndis ta lõbusalt saba õõtsutades metsa poole. Hundike puges nüüd põõsast välja ja tippas tasakesi koopasse. Pliidi all põles tuli ja pliidi peal oli suur pada. Hundike nägi, et karuke on seinakapis suure klaasukse taga. Karuke nuttis. Kui karuke Hundikest nägi, hüüdis ta kohe. Palun lase mind siit välja, võti ripub pliidi kohal. Kapi õks oli tõepoolest lukus ja võti ripus kõrgel pliidi kohal konksu otsas. Hundike võttis tabureti ja tahtis pliidile ronida, aga pliidiraud oli juba kuum. Ma ei saa seda kätte, ütles ta. Väljast kostis jälle metsa tagant laulu. Johohoo. Hundike kargas pliidi servale, hüppas kõrgele õhku ja kukkus koos võtmega põrandale. Ta keeras ukse lukust lahti ja nad jooksid koos koopast välja.
metsaserval seisis lohe, ämbrid käes. Ühes ämbris olid kartulid ja teises porgandid. Nii, hüüdis lohe, ma saan teid kätte. Hundike ja karuke tormasid Puudesalu poole. Nad kuulsid, kuidas lohe raskete tümpsuvate sammudega neile järele tuleb. Siis söössid nad roostikku. Selja taga algas ragin. Lohe oli mutta kinni jäänud. Kiiresti lükkasid nad paadi vette ja jõudsid allavoolu. Korraga nägid nad, et lohe kiperdas roostikust välja ja hüppas vette. Lohe ujus hoogsalt paadile järele. Kui ta paadi külje alla jõudis, tahtis ta servast kinni võtta, et paati ümber ajada. Aga hundike virutas lohele aeruga vastu nina. Lohe kadus vee alla ja ilmus alles tüki aja pärast uuesti pinnale. Ta ujus randa, istus maha ja nuttis. Varsti jõudsid hundike ja karuke kodumetsa tagasi. Nad tõmbasid paadi kaldale. Läksid läbi haaviku ja gaasiku, männiku ja kuusiku, siis jõudsid nad paksu hämarasse karumetsa. Karumõmmi emme juba ootas neid. Mõmm, ütles emme, kus te nii kaua olite? Karuke jutustas, kus nad käisid ja mis nad tegid. Või nii, ütles emme. See pole ilus, teiste kooki ei tohi süüa, kui teid pole lauda palutud. Aga tore, et ikkagi koju saite. Vaadake, et te homme enam saarele ei lähe. Hundike ja karuke lubasid. Siis läks karumõmm koos emmega magama. Nüüd läks hundike hundimetsa. Issi ja emme juba ootasid teda. Ütles issi. Kas sa täna käisid saarel? Hundike jutustas, mis oli päeval juhtunud. See lohe on kolepüks, ütles issi. Teda hüütakse nii, sest tal on kole suured lillelised püksid. Ütles emme. Kolepüksi koopasse ei tohi ta enam minna. Muidu võtab ta teid kinni ja keedab karukesest suppi. Sinu aga küpsetab ära ja lõikab viiludeks. Hundike lubas, et ta enam koopasse ei lähe. Hästi, ütles emme. Aga nüüd on meil ikkagi aeg jahile minna. Ja nad läksid jahile.